Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb James Kehoe tsitaadi varamust. Ta on öelnud: mitte kellegi tõde pole õigem kui teiste oma. Mõte mitte kellegi tõde pole õigem kui teiste oma avab sügavad ja keerulised kaalutlused inimliku perspektiivi mitmekesisusest ning tõe subjektiivsusest. See lihtne, kuid sügav lause kutsub meid uurima tõe olemust, suhtumisi ja väärtusi, samuti avardama oma arusaama teistest inimestest ning nende mõtetest. Tõde on inimkonna ajaloo jooksul olnud sage vaidlusalune teema. Erinevad kultuurid, filosoofiad ja religioonid on pakkunud oma arusaamu sellest, mis moodustab tõe. Igaühel meist on oma elukogemused, veendumused ja taust, mis kujundavad meie maailmavaadet ning arusaama tõest. Seetõttu on loomulik, et tõde võib olla erinevatele inimestele erineva tähendusega. Tõde on sageli seotud meie subjektiivse taju ja emotsioonidega. See, mida me peame tõeks, võib olla tingitud sellest, kuidas meid on kasvatatud, milliseid väärtusi oleme omandanud ning millised kogemused meil on olnud. Näiteks võib kaks inimest tajuda sama sündmust erinevalt sõltuvalt nende taustast ja isiklikest hoiakutest. Lisaks subjektiivsusele mõjutavad tõetaju ka ajalooline kontekst, ühiskondlikud tegurid ja teadmiste areng. Mida me täna võime pidada tõeks, võib homme osutuda ekslikuks või mittetäielikuks, kuna meie teadmised pidevalt täienevad. See tõdemus sunnib meid olema avatud uutele ideedele ja vaatenurkadele ning tunnistama, et meie tõde ei pruugigi olla absoluutne. Ent see, et mitte kellegi tõde pole õigem kui teiste oma, ei tähenda automaatselt, et kõik tõed on võrdselt kehtivad. On olemas mõningad universaalsed tõed, mis põhinevad teaduslikel avastustel ja objektiivsel analüüsil. Siiski peaksime olema ettevaatlikud, et mitte eelarvamuste tõttu eitada teiste tõekspidamisi, mis võivad olla meile võõrad. Lõpuks kutsub see mõte meid üles kaastundlikkusele, avatusele ja dialoogile teistega. Kuulates teiste inimeste arvamusi ja tõekspidamisi, saame paremini mõista nende maailma ning tõenäoliselt laiendada ka enda perspektiive. See ei tähenda tingimata, et me peame nõustuma kõigega, mida teised ütlevad, vaid pigem avama ukse arusaamisele, empaatiale ja vahetule suhtlusele. Kokkuvõttes innustab mõte, mitte kellegi tõde pole õigem kui teiste oma, meid kahtlema, uurima ja avardama oma mõtteviisi. See kutsub meid üles olema avatud erinevatele perspektiividele ning tunnistama ja tunnustama, et meie arusaam maailmast on vaid killuke suuremast tervikust, mis koosneb lugematutest individuaalsetest tõdedest. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!